Appi, see reaktsioon on liiga aeglane. Ma ei saa seda õigel ajal valmis. Ma pean seda kuidagi kiirendama. Rahu, Marta, paanikaks pole põhjust. Keemiale vastus kõigele. Kas see tähendab, et ma saan seda lahust kuidagi päästa? Just, aga kõigepealt peame vaatama, mis tegurid keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavad. Keemilise reaktsiooni kiiruse all mõeldakse seda, kui kiiresti muutub aine kontsentratsioon lahuses. Teisiti öeldes tähendab see, kui palju tekib uut ainet või kui palju lähteainet ära reageerib teatud aja jooksul. Keemiline reaktsioon toimub, kui osakesed põrkuvad teineteisega kindla energia ja orientatsiooniga. Keemilise reaktsiooni kiirus sõltub peamiselt reageerivate ainete iseloomust. Näiteks raud roostetab õhu käes suhteliselt aeglaselt, kuid naatrium kattub oksiidikihiga palju kiiremini. Veel mõjutavad reaktsiooni kiirust 6 peamist tegurit. Nendeks on temperatuur, kontsentratsioon, peenestusaste, segamine, gaasiliste ainete korral rõhk ning katalüsaatori olemasolu. Nüüd aga vaatame igat tegurit põhjalikumalt eraldi. Keemiline reaktsioon on nagu pidu molekulide vahel. Nad põrkuvad, ühenduvad ja tekib midagi täiesti uut. Mida tihedamini ja ka tugevamalt need molekulid põrkuvad, seda kiiremini toimub reaktsioon. Kui keskkond on jahedam, ei liigu molekulid nii kiiresti, seega on reaktsiooni kiirus ka pisut aeglasem. Aga kui tõsta temperatuuri, hakkavad osakesed kiiresti põrkuma, mis omakorda paneb ainet kiiremini reageerima. Temperatuuri mõju visualiseerimiseks vaatame, kuidas lahustub kaaliumpermanganaat vees. Meil on 3 keeduklaasi, ühes on jääkülmvesi, teises toasoe vesi ning kolmandas keeduvesi. Asetame keeduklaasidesse klaaspulgad, mille peal on tahke kaaliumpermanganaat. Nagu näha, on lahus kõige kiiremini lillaks muutumas kuumas vees, ehk kaaliumpermanganaat lahustub kuumas vees kõige kiiremini. Toasoojas vees on muutus veidi aeglasem, kuid jääkülmas vees läheb värvuse muutumiseks kõige rohkem aega. Seega saab järeldada, et kõrgem temperatuur tähendab kiiremat molekulide liikumist, mis põhjustab rohkem põrkeid. See kõik tähendab, et reaktsioon on kiirem. Reaktsiooni kiirendamiseks on vaja rohkem osakesi, mis omavahel põrkuksid. Siin tuleb mängu aine kontsentratsioon, mis iseloomustab mingi koostisosa suhtelist sisaldust ainesegus või lahuses. Kui lahuses on vähe osakesi, ei teki neil nii palju võimalusi põrkuda. Aga kui lahusesse on lisatud palju osakesi, tekib neil palju põrkumisvõimalusi, nagu ülerahvastatud tänaval, kus põrkumisest pääsu pole. Nüüd vaatame, kuidas mõjutab reaktsiooni kiirust aine kontsentratsioon. Selle jaoks läheb vaja äädikat ja söögisoodat. Valame ühte koonilisse kolbi 30% äädikhappelahust ja teise 9% äädikhappelahust. Lisame mõlemale umbes 1 supilusika söögisoodat. Näeme, et 30% äädikhappega kolvis on näha rohkem vahutamist kui 9% äädikhappega kolvis, sest 30% äädikhappe lahus on suurema kontsentratsiooniga. Järelikult, mida rohkem on osakesi, mille vastu teised osakesed saavad põrkuda, ehk mida suurem on kontsentratsioon, seda kiirem on ka reaktsioon reageerivate ainete vahel. Reaktsiooni kiirust mõjutab ka tahkete ainete puhul peenestusaste. Mida peenem on aine, seda kiiremini reaktsioon toimub, sest tahkete ainete puhul toimub reaktsioon aine pinnal. Kui võtta kindel kogus ainet ühe tükina, mitme väiksema tüki või pulbrina, on pulbrit kasutades reaktsioon kiireim, sest ainepind on palju suurem. Kergesti on vaadeldav tahke aine peenestamine kriidi ja happe vahelisel reaktsioonil. Kriiditükk reageerib palju aeglasemalt kui sama kogus kriidipulbrit. Kuna keemiline reaktsioon toimub alati aine pinnalt, kiireneb seetõttu reaktsioon aine peenestamisel. Seega järeldame, et suurem pindala tähendab rohkem kokkupuutepunkte, tänu millele toimub ka rohkem osakeste vahelisi põrkeid. Nagu varasemalt mainitud, tähendab rohkem põrkeid ka kiiremat reaktsiooni. Reaktsiooni saab kiirendada segamise abil. Segamine mõjutab reaktsiooni kiirust seetõttu, et segades liigutatakse aineosakesi mehaaniliselt kiiremini ning seetõttu on neil ka suurem energia, et kokku põrgata. Mida suurema energiaga osakesed on, seda rohkem toimub ka aktiivseid põrkeid ning reaktsioon kiireneb. Näiteks saame segamise mõju vaadata kameeleoni katsega. Selle jaoks võtame 2 pulgakommi ja 2 keeduklaasi, kuhu segame kokku vees lahustatud naatriumhüdroksiidi ja kaaliumpermanganaadi.
Ühega pulgakommidest hakkame lahust mehaaniliselt segama, sellal, kui teine pulgakomm asetatakse lihtsalt lahusesse. Näeme, et mehaaniliselt segades muudab lahus üpriski kiiresti värvi, kuid seisev lahus püsib samasugusena. Reaktsioon küll toimub mõlemas keeduklaasis, kuid segades toimub reaktsioon kiiremini. Segatud lahus on nüüd roheline, segamata on püsinud ühtsena ehk tumelilla. Seega vastab tõele, et reaktsiooni kiirust mõjutab ainete või lahuste segamine. Järgmiseks teguriks on rõhk. Rõhk mõjutab ainult gaasiliste ainete korral reaktsiooni kiirust, kuna gaasilisi aineid on võimalik kokku pressida, kuid vedelaid ja tahkeid aineid aga olulisel määral kokku pressida ei saa. Suurendades gaasiliste ainete korral rõhku, lähevad aineosakesed üksteisele lähemale ning suureneb gaasi kontsentratsioon. Kui aineosakesed on üksteisele lähemal, siis saab ka suurema tõenäosusega toimuda rohkem aktiivseid põrkeid ning reaktsiooni kiirus suureneb. Rõhu mõju reaktsiooni kiirusele saame vaadelda järgneva katse abil. Võtame 2 identset plastpudelit, kuhu põhja on lisatud söögijäädikat. Plastpudeli kaela külge kinnitame 2 identset õhupalli, mille sisse on lisatud söögisoodat. Ühe õhupalli kinnitame pudeli kaela külge tugevalt kummiga, veendudes, et ühtegi õhuauku pole. Teist õhupalli hoiame aga lõdvalt ümber pudeli kaela. Tõstes õhupallid püsti, langeb sooda äädikale ning toimub reaktsioon. Nagu näha, täitub tugevalt kinnitatud õhupall kiirelt õhuga ning paisub järk-järgult aina suuremaks. Kuid lõdvalt hoitud õhupall täitub vaid korraks süsihappegaasiga ning hakkab seejärel tühjenema. Selline olukord tekib, sest tugevalt kinnitatud õhupalliga pudelisse tekib kõrgem rõhk, paisutades sellega õhupalli. Lõdvalt hoitud õhupall ei saa täituda, sest õhuaukudest läheb tekkiv süsihappegaas välja. Viimaseks teguriks on katalüsaator. See on nagu maagiline pulber, mis paneb reaktsiooni kiiremini toimuma, reaktsioonis osalevaid aineid muutmata. Katalüsaator ei reageeri teiste ainetega, vaid aitab neil kiiremini reageerida. Seega ei jää katalüsaatorid ka lahuses vähemaks. See on aga abikäsi, et osakesed kiiremini kokku saaksid. Vaatame katalüsaatori tööd elevandi hambapasta katse läbi. Selle jaoks valame koonilisse kolbi vesinikperoksiidi ning tilgutame sinna paar törtsu seepi ning loksutame kolbi õrnalt. Nagu näha, ei toimu midagi silmaga nähtavat. Nüüd aga lisame maagilise võluaine, kaaliumjodiidi, mis käitub siin reaktsioonis katalüsaatorina. Elevandi hambapasta ärkas ellu tänu katalüsaatorile, mis kiirendas reaktsiooni. Seda reaktsiooni tehes peavad kindlasti olema kõik laborinõuded täidetud, sest koguseid valesti arvestades võib hambapasta lakke pursata. Oih, vaadake ette, et te nüüd vahuga pihta ei saa. No nii, Marta, teeme nüüd kiire kokkuvõtte, et uued teadmised kinnistada. Kuidas sa siis saad reaktsiooni kiirust suurendada? Keemilise reaktsiooni kiirus näitab, kui kiiresti muutuvad ained keemilise reaktsiooni käigus uueks aineks või aineteks. Mõned reaktsioonid toimuvad väga kiiresti, näiteks söögisooda ja jäädiga kokkusegamisel, samas kui teised, nagu raua roostettamine, kulgevad aeglaselt. Reaktsiooni kiirus sõltub palju aineomadustest ning samuti ka 6 tegurist. Aga kuidas sa saad siis reaktsiooni kiirust suurendada? Esiteks temperatuuriga. Mida kõrgem on temperatuur, seda kiiremini liiguvad osakesed ainetes, mistõttu kulgeb reaktsioon kiiremini. Teiseks, läbi kontsentratsiooni. Mida suurem on reageerivate ainete kontsentratsioon, seda rohkem osakesi on samas ruumalas ning seda suurem on tõenäosus, et nad põrkuvad ja reageerivad. Seetõttu suureneb kontsentratsiooni tõustes ka reaktsiooni kiirus. Kolmandaks, peenestades. Tahkeid ainete puhul mõjutab kiirust osakeste suurus. Mida peenemaks aine on purustatud, seda suurem on tema pindala ja seda rohkem osakesi pääseb reageerima. Neljandaks, lihtsalt segades. Segamine mõjutab reaktsiooni kiirust seetõttu, et segades hakkavad aineosakesed kiiremini liikuma ning seetõttu on neil ka suurem energia. Mida suurem energiaga osakesed on, seda rohkem toimub ka aktiivseid põrkeid ning reaktsioon kiireneb. Siis veel rõhuga. Rõhk mõjutab ainult gaasiliste ainete korra reaktsiooni kiirust, kuna gaasi saab kokku suruda, vedelikke ja tahkeid aineid aga mitte olulisel määral. Suurendades rõhku gaasiliste ainete puhul lähevad osakesed üksteisele lähemale, nende kontsentratsioon suureneb ning reaktsiooni kiirus kasvab. Ja viimaseks variandiks oli kasutada katalüsaatorit. Katalüsaator on aine, mis kiirendab keemilist reaktsiooni, ise seejuures kulumata.
katalüsaator alandab reaktsiooni toimumiseks vajalikku aktivatsiooni energiat, mistõttu reaktsioon saab toimuda kiiremini ja kergemini. Aitäh, et vaatasite! Nüüd te teate, mis mõjutavad keemilise reaktsiooni kiirust. Loodame, et keemia ei ole enam nii hirmus, vaid hoopis äge.